mida sa mees teed? Elutoas oled tsiklit käima. Tere Marko. Rõõm üle pika aja. Kuidas on siis? Aed käima, miks? Kuule, ega kevad ei ole enam kaugel ju. Siin peab tead vaimu valmis panema. Tõsi ta on ja hea kodustiili vaata mäletab. Selle aparaadi selles olen isegi mina istunud. Jaa, tõsi. Aga siis olite te teises kohas mehed. No Janus, sina käisid meil ju Veerennis, aga nüüd on ajad edasi läinud. Nüüd me oleme siin Rävalepuiestee 7 südalinnas hoopiski. Et kuidagi meil lihtsalt, nagu ikka, vaata, kui sa teed palju häid asju, siis lõpuks need head asjad ühte kohta kõik ära ei mahu. Ei mahu. Meil jäi lihtsalt ruumi jäi väheks ja pidime kolima. Pidite kolima, aga selles, et ma saan aru, et uued asjad on siis teoksil, aga varadest asjadest loobusite, olete täie uue kraami peal läinud? Ei, võt ongi selles, et meil kõik need vanad head hitid, eks ole, need rahvalemmikud ja need populaarsed armastatud disainid, need on ju ikkagi alles ja sellepärast oligi seda ruumi juurde vaja, et arvan, et sa vist oled ka näinud seda Moss diivanit, eks see oli meil ka juba siis olemas ja see on osutunud täna tõesti kõige populaarsemaks just diivaniks, et väga hästi on vastu võetud. Mis ta teeb nii popiks? Miks te inimesed tahavad? Tead, siin on kaks head asja koos on ja üks on see, et tõesti näeb hea ja pehme kutsub välja. Tõepoolest see vastu ei vaide sulle. Ja teine asi on see, et ta on ka pehme, et tal on niisugune päris mõnus istumissügavus, et sul on tõesti niisugune mõnus, tuled peale tööd, mida sa saad iga lõõgastuda puhata, sellepärast, et võtab sind, kui ema võtab sülle. Ja niisugused väiksed detailid, mis annavad selle aktsendi, eks ole, kõik need väiksed liikumised, need on kuidagi nii paigas ja see proportsioon, et ma arvan, et see on üks oluline asi. Ja oluline, ma tulen veel natuke selle juurde tagasi, et te olete nüüd siin Rävala tänaval, et see planeering, mis teil on siin kõik, ma tulengi sul külla. Ja, absoluutselt. See kodutunnetus annab ju tegelikult palju mõnusamalt edasi seda ettekujutust, et kuidas see mööbel sinu kodus võiks välja näha. Kõik on väga muljet avaldav, aga see esimene kosmodiivan, ma saan aru, see on ikkagi alles, ei ole seda ülganud ju. No näed, siin samast ongi, eks ole, et see on meie jaoks legendaarne toode, et ikkagi esimene lapsuke on ja muidugi temaga on ju veel väga tore uudis ka see, et nüüd just äsja ta valiti Eesti Disaini Muuseumi kogusse, mis oli ikka meie jaoks väga-väga südant liigutav, ikkagi väga suur austus meie... Disaini muuseumisse lausa? Jah, nii et nüüd sul on võimalik põhimõtteliselt täna osta siit diivan, mis on juba muuseumis. Moodne klassika. Aga mida see tähendab ühe mööblistuudioks, selles, et te mehed ise kõike toodate, ise disainite? Mida tähendab selline tunnustus? No, ma arvan, et meie jaoks suuremat tunnustust ei ole. See tähendab seda, et see toode on nüüd talletatud Eesti kui kultuuripärandisse, et Eesti disaini ajalukku läinud, et järelikult midagi sellest tootes siis oli sellist ja on ka siiani, mis väärib seda tunnustust. Pöia! Tere Mihkel! Mida asjatad? Vaatame siin meie uut disaini, et... Marko ütleski, et teil on mingid uued projektid ka käsil, et ma saan, see on siis üks uusimatest, aga midagi toredat on veel tulemas? Meil on päris mitmeid asju plaanis, meil on diivanvoodid ja praegu ongi kõige suurem fookus ongi see voodi teema, et me oleme jaotanud ta erinevatesse etappidesse ja me üritame teha sellist moodul-lahendussüsteemi. Mis see täpsemalt tähendab? See tähendab seda, et me oleme loonud niisuguse metallraami, mille peale me saame üles ehitama hakata mitut erinevat stiili, et kui näiteks, et me saame hakata vahetama peatseid, me saame vahetada kangast, suurusi, kõik erinevad sellised... Ehk siis näiteks, kui ma kolin ühest korterist teise ja seal on see interjöör natuke teistsugune, ma tahan ikka voodi kaasa võtta, aga ütleme sinna see peats enam sobis, ma saan selle siit ära vahetada nii kange, kui üldse ma tahan suuremat, laiemat, seda kõike saab. Just, täpselt nii on. Ja meil on praegusel hetkel on meil tulemas 3 erinevat stiili. On selline väga lihtne, siis me teeme ühe plaaniga ja siis veits üks ägedama, keerulisema liigutatava peatsiga. Aga see pole veel kõik. Seda laas ma enne kuuld. Okei. Tegite tagasi. Nii. Diivanmoodi. Diivanmoodi. Kui on ühetoaline korter, ideaalne lahendus. Sai loodud meie eesmärk oli see, et luua diivanvoodi, mis on õhuline, mis selle ühetoalise korteri jätab ka ruumikaks ja et oleks võimalikult lihtne, ilus, töötab nii istumiselt kui voodilt. Et saab reaalselt ikkagi magada ka, on ju? Just. Kuulge mehed, rõõm oli taas kord näha, et ägedat asja ajate ja minul küll meeldib kodumaine disainmööbel. Väga äge.